Täna oleme oma elurikkuse radariga siin ühe karjääri ääres. See pilt minu taga on illustreeriv, aga me räägime Rail Balticast. Ja räägime sellest, et Rail Baltica keskkonnamõju hindamisel ei ole arvestatud sellega, et Rail Baltica jaoks vajaliku maavarade kohalevedamiseks avatakse Eestis väga palju kaevandusi. Kui suur see arv täpselt on, keegi ei oska öelda, sellepärast ühegi kaevanduse avamise taotlusel ei ole kirjas, et see tehakse kindlasti Rail Baltica pärast. Aga tõenäosus, et neid uusi lubasid ja uuringulubasid ja kaevandusi ka sellega seoses avatakse 50 kuni 80. Nendest umbes 50 asub olemasolevate külade vahetus läheduses ja häirib kindlasti ka inimelu väga palju. Ühe kaevanduse lahti tegemine vähendab looduslikke elupaiku. Just värskelt välja tulnud ÜRO raportis muretsetakse sellepärast, et maailmas väheneb kuni 1 miljon liiki lähimal ajal just sellepärast, et looduslikke elupaiku jääb vähemaks. Ja kui me nüüd ehitame Rail Baltica nii-öelda loodussõbraliku raudtee, siis me teeme seda ikkagi looduse arvelt. Ja üsna küüniline on see, kui selle uhke rongiga kihutades vaateväljaks saab olema midagi sarnast, mis siin on. Nüüd Eesti valitsus on teinud ka lepingu, et tuua hoopis aherainet kaevandustest, millega polegi nagu justkui midagi teha. Siinkohal tekib küsimus, et seda saab tuua ainult raudteed pidi, ja selleks raudteeks oleks Lelle-Pärnu raudtee, mis inimveo jaoks hiljaaegu kinni pandi. Ja nüüd selleks, et ehitada Rail Baltic, on valitsus leidnud 20 miljonit eurot, et see sama raudtee korda teha. Inimveoks kinnipanemise põhjuseks oli see, et raudtee ei ole piisavalt heas korras, et rongidega võib seal õnnetus juhtuda, nad ei saa kiiresti sõita. Nüüd aga leitakse 20 miljonit, et seda aherainet sinna vedada. Kui palju lõplikult selliseid kaevandusi avatakse, kõik nad loomulikult ei ole nii suured kui see siin, seda me täna öelda ei oska. Aga see tung ja see uuringute taotluste hulk on väga suur, nii et lõpptulemusena võib neid väga palju tulla. Ja üllatav on ka see, et kaevanduse uuringuteks saad Keskkonnaametist palju kergemini loa, kui seda sai mõni aasta tagasi. Me jätkame oma elurikkuse radariga selliste veidruste kajastamist Eestimaalt.